kaugele kohale lennanud, et seda mängu vaadata, siis oleks ju tore ka seda ikkagi põhjalikult nautida, et siis seal 6 peal ning Eberechi Ese ning Morgan Rogers siis siuksed 20 võib öelda, aga mees, kes peale eelmist mängu lahkus väga kiirelt siin. On olnud erinevate vigastustega siin pikki aastaid hädas ja Trent Alexander-Arnold valikusse ei kuulunud, kui siit nüüd Prantsusmaa tulemas on. Aga juba tulevad ise kasti, oli ise, kas saab palli kaasa? Ei. Kas läheb otsimiseks? Ikka läheb, otsitakse Mbappe ülesse. 2 meest tema vastas, Mbappe astub sealt läbi, pall alla ja Kehi selle klaarib nurga. Võtakse ka sama kiirelt alla. Nägime vahepeal sellel Dembelet ka. Nüüd siis Prantsusmaal platsil oli see Tšerki näol. Mbappe, kas läheb proovima? On mehel hea kauglöök, läheb proovima. Dean Henderson saadab silmadega, aga hetkel Mbappe löök, täpne ei ole. Pealt, et seda me väga tihti näinud, vaatame ära selle Prantsist olukorra. Mbappe on värava all ja siit Henderson teeb tõrje ja hoiab Kehi ka. Pall, ma arvan, julgen küll öelda, seda ei vaja. Aga vajab väravat siin Prantsusmaa ja kellele muule anda pall kui Kylian Mbappele, leiab Malo Gusto, kes on poole otsima ja saab selle mänguvahendi ka. Saab käpad seekord vahele. Tundub, et Rogers kuidagi kohtuniku tagant otsis neid samme, kuhu minna, kuhu astuda ja jättis korra kinnitatud ja inglased 3-0 peal. Aga jälle, kust hakkas see olukord, on see, et prantslased võib-olla poolfinaalis siukest vilet ei oleks näinud. Käimas Tšerki palliga. Riputab ette selle Mbappe suunas, Kehi tema vastas. Seekord Kehi jäi seal natuke liinist maha. Mbappe tajus selle ära, hakkab seal kastis ette võtma, aga ei ole mitte kedagi seal nii-öelda ees ka. Et isegi põhikiiper seal on ja hetkel ikkagi päris kohutav kohtumine. Valikmäng Jugoslaavia vastu, kus Prantsusmaa võttis puurist esimese. Oli selle, kas tuleb Prantsusmaa esimene tagasi, Mbappe otsitakse ülesse ja tuleb MM9 Kylian Mbappe jaoks ja kokku 21. maailmameistrivõistluste turniiril. Saab ikkagi selle kätte, mida ta täna siis jagamas seda MM-i väravate. Homme üks mäng ees ootamas, kui... Ja Prantsusmaa saab tulla rünnakule. Olise riputab palli Mbappe suunas. Hetkel inglaste jälle. Olise tulemas. Mbappe. Olise. Ei. Sakale, kui tema tõstis siis oma liikumisega Konate paigast ära ja Saga siis vist ikkagi mõtles ümber, et päris maha ei hakanud. Siin õhus seda tunnet on. Mbappe saab siit suurepärase värava söödukirja. Tundus juba, et see teine puuted, et aga no vaatame, kas neil on seda jaksu, et siin vastu pidada ja mitte neil endale ühe poole ajaga lasta. Mängu nii-öelda momentumit ja teisel poole ajal täielikult Prantsusmaa käes on olnud ja tuleb uuesti Kylian Mbappe, konksutab seal ühele teisele pool. Mbappe! Dembele! Ja võtab pausi! Palju ei ole saanud ka mees palli, lahtine pall Mbappele, ei jäta seal kellegile. Targalt kasutas seda, Olise jätab hästi Mbappele. Mbappe kastis ja tuleb kolmas! Prantsusmaa on mängus tagasi. Kylian Mbappe teine täna ning me 3 tagasi. Ja siin ei ole ka midagi väga kaitsetel teha, no kui ikka nii hästi lükatakse seda söötu. Lõpuks pääseb Mbappe sealt löög. Kõige huvitav moment sellest nurgalöögi järgsest olukorrast, kus Magnon tegi tõrje. Ei tea me lõpuni, kas jäi see suluseisu liip seal õigustatult alla või mitte, aga Watkins seal pallipuudet ei teinud. Ja toona oleks olnud seis. Mbappe. Hästi teeb seal vastast ära Mbappe. Viskab. Seal ei olnud mitte midagi. Ja siin näeme ka, et ei ole. Mbappe. Riputab Olisele. Milline hinda nagu kuidagi lihtsalt teed, et söödame maast või nagu oli siin asjad käivad siin üle liini. Olenemata sellest, et Inglismaa on väga madala kaitseründaja positsiooni, mitte kedagi. Digne leiab Mbappe tahab oma kolmandat ka. Aga sulle hetkel saadakse vähemalt Barcola siin seisma. Mbappe palliga, Elliot Anderson tal vastas. Mbappe lükkab veel Olisele, Dembele uuesti Olise ja ei tule. Lükkab keskele Mbappele. Mbappe näitab oma tehnikat, läheb kaugelt kohe proovises mängus on küll ennast parimast külje. Olise keskele Mbappele, aga Barcelona mängija ja täna kõige paremini Deschampsil see käik ei õnnestunud, et Gustole pakkuda seda aega. Aga no 7 minuti jooksul veel suur üleminek suure raha eest Manchester Citysse. Kylian Mbappe. Näitab abikohtunik ka Spence'ile, et tule väljakult ära ja vaata, kui keeruline on seal abikohtunikul hetkel joont jälgida väga.